Mondo laste toetusprogramm on meie organisatsiooni vanim tegevus. Alustasime juba 10 aastat tagasi Ghanas paarikümne lapse toetusega ja nüüd on see kasvanud meil pea 460 lapse toetusprogrammiks Ghanas, Keenias, Ugandas ja Myanmaris. Ja me teeme seda kõike läbi eestlaste annetuste. Eestlased toetavad meie tarkusefondi. Me suuname selle toetuse laste põhikooli hariduse katteks. Need lapsed, kes põhikooli lõpetavad ja on hästi tublid, saavad ka veel täiendavalt toetust keskkooli õpinguteks. Ja meil on isegi üks õpilane praegu ülikoolis meie tarkusefondi toel. Hästi tore selle programmi juures on see, et see ei ole ainult raha annetamine, vaid toetajad saavad vähemalt kord aastas ülevaate oma lapse kohta, kuidas tal läheb, kas ta on koolis edenenud, et selles mõttes selline kultuuride vaheline suhtlus on ka seal hästi oluline. Annetusest Mondo tarkusefondi, mis on meil aastas 50 €. Igakuiselt näiteks on siis see ainult 4,20, sisuliselt ühe cappuccino tassi hind meil. Sellest saab väike külakooli laps terveks aastaks koolis käia, saab endale koolivahendid ja tervisekindlustuse terveks aastaks. Näiteks Keenias väga paljudel lastel ongi ainult koolivorm, see ainukene riideese, nii et kord aastas nad saavad uue koolivormi. Selles mõttes saab sellest summast päris palju katta. We are happy to see you today. Settle down and listen to us. Lisaks laste toetustele tuleb annetusi tarkusefondi ka selleks, et me saaksime oma partnerriikides koole toetada. Näiteks Ugandas on Chikoba kool saanud endale suure veetünni, mis katab kooli veevajadused terveks kuuks ajaks. Ida-Ukraina koolid on saanud endale aktiivvahetunni tarbeks erinevaid mängusid. Me oleme Keenias ehitanud tüdrukute tarbeks tualettruume koolide juurde, et julgustada tüdrukuid rohkem koolis käima ja mitmes koolis erinevates partnerriikides oleme aidanud elektrit sisse tuua päiksepaneelide abil. Mondo laste toetusprogramm ei saaks toimida ilma Eesti eraannetusteta. Meie olemegi ainult selle heateo vahendajad, mida Eesti inimesed juba 10 aastat teevad. Mondo töö näitab küll seda, et pikaajaline panustamine haridusse annab võimaluse kõige vaesemates piirkondades elavatel inimestel, eriti tüdrukutel, vaesuse lõksust välja pääseda.